Tere õhtust kõik kallid teise ekraani vaatajad. Minu nimi on Kätlin Kuusemäe ja olen koos täna meie tänase imelise muutujaga, kelleks on Meelike. Tere tulemast, Meelike. Tere. Koos Meelikesega on siin Meelikese eksabikaasa Meelis. Tere ka sulle. Tere. Tere ka teile, jah. Mul on väga meeldiv, et olete meie liinil ennast sättinud ja jälgite siis tegemisi alates siis uudiste algusest nüüd kuni lõpuni välja. Ja räägiksin kõigepealt meie mängudest. Meil on käimas teise ekraani reisimäng ehk et teine ekraan viib päikese alla. Leidke üles meie Facebooki lehekülg ja Facebookis on see teine ekraan. Likeige seda, share'ige seda ja kirjutage teine ekraan viib päikese alla ja juba 19. aprill, see on siis nädalake veel ja see hinnaline reis siis läheb välja loosimisele. Samamoodi on meil käimas aktiivse vaataja mäng. Selleks ei ole teha mitte midagi muud, kui saata meile mail studio@teineekran.ee. Kirjutage Meelikesele oma küsimus, rääkige mõni lugu, jagage oma arvamust Meelikese muutumisest, mida iganes. Ja aktiivse vaataja auhinnaks on meil täna selline tore asi nagu grill ja barbecue, toit elaval tulel, selline kokaraamat, mis siis on välja antud Türi pritsimeeste ühingu poolt ja väga põnevaid retsepte, võib-olla pärast piilume ka Meelikesega korra sinna sisse. Nii, aga jääme siis ootama teie küsimusi studio@teineekran.ee. Meelike, vestaks nüüd teiega natukene juttu uudiste teemadel. Vaatasime TV3 uudiseid. Kui tihti sina või kui tihti teie uudiseid vaatate ja millised uudised siis aktuaalsed on? Tahtnud teada, mitte eriti. Sellepärast, et ma võin vaadata siin täna, ma vaatan, kuulan nädala pärast. Ka üks ja sama jutt, Tallinna tänavad on auklikud ja neid avariisid, neid juhtub iga päev. Eks ole, et ma ei tea, milleks oma närve rikkud. Aga kuidas ennast Eesti ja maailma sündmustega kursis hoiate? Raadiot kuulan, pigem. Meelis? No jah, kui jõuan uudisteks, kolmesteks uudisteks koju, siis vaatan ikka, aga poliitika väga juvitav ei ole minu amploa. Ja põhiliselt töö juures kuulan raadiot, et sealt kuulan põhilisi ära. Töö juures, tore te saate öelda, et töö juures vaatasime uudistest, kuidas 19 pilooti said koondamisteated, kellel varsti ei saa enam öelda, et mul on töö. Mis te arvate üldse sellest olukorrast Estonian Airis, et sellest langusest on juba räägitud pikalt, et... See oli tegelikult väga kurb kuulata, et Eesti piloodid peavad minema Austraaliasse või Ameerikasse tööle, et andke andeks, et kuhu me jõudnud oleme, et on koolitatud inimesed, eks ole, ja kui nad nüüd kodust ära ei taha minna, siis nad peavad lihtsalt ümber õppima või eriala vahetama ja ei kujuta ette, inimesed, kellel veel pered on, kellel on liisingud, värgid, nagu ikka enamus inimestel on, et tegelikult on see, ma ei tea, nagu see härrasmees seal mainis, et nemad igati aitavad leida uut tööd, ma hästi tahaks seda uskuda. Kardan küll, et need piloodid on seal küll nagu, et kes ikka ise on suuteline endale seda töökohta leidma. Ma olen kuulnud, et Euroopas tegelikult ei taheta võtta Eesti piloote tööle, et ikkagi konkurents on niivõrd suur. Et sellisel juhul, ma ei tea, mul jääb üle ainult kaasa tunda, ausalt öeldes. Kujuta ette, et sina läheks nüüd oma perega Austraaliasse selleks, et uut tööd leida. Et see on... Väga eriskummaline ametki tegelikult, väga spetsiifiline. Just nimelt, et nii spetsiifiline amet ja nüüd järsku ei ole meie Eestil neid inimesi vaja, ütleme niimoodi, et minge Ameerikasse tööle, et see ei ole normaalne ausalt öeldes. Jah. Eesti talendid koju ja mida iganes nüüd on aga nüüd mingi Ameerikasse, Austraaliasse, eks ole. Kas pole skeptiline? On hale, see mitte skeptiline, ausalt öeldes. Aga Tallinna teedest rääkides, et see tundub nagu selline igivana ja parandamatu probleem olevat, et see vist ei kao kuskile. Jah,
tahad sina rohkem rääkida, mina võin rääkida, alles hiljuti. Ka mina olen nagu autojuht ja siin jah, ma alles 6 aega tagasi või Tallinnast lahkudes kaotasin sumbutaja autol alt ära just nimelt tänu sellisele löökaugule, et sain siin kohalikke neid autoremondi töökoda külastada. Et jah, see ilmselt ei lähe mööda ei tallinlastest, ei nendest, kes siin seda Tallinna linna külastavad, et kuigi ka Tartus olukord väga palju parem ei ole, ma võin öelda. Kohati on. Kohati. Siin on, mina ei tea ühtegi teed, kus ei ole auke. Aga no, samas on nagu see politseinik ütles, et see on nagu mõttetu rääkida, et võiks ju nagu tõesti juba midagi otsustada ja ette võtta, et meil on tõesti iga nädal on korra uudistes selline asi, et see on juba nagu ka nõme ausalt öeldes. Nii palju, kui mina olen tartlasi näinud, siis nende arvates on kõik asjad Tartus paremad, nii et ka teed. On küll, selles võttes, et Tallinnas on hullumaja. Nad lapivad küll, aga sellest ei ole kasu mitte midagi. Aga ma ikkagi ühe küsimuse küsiks lõpuks ära, et Meelik, et sina said nüüd saatest endale särava naeratuse, mida me küll hetkel peidame, eks ju, aga no otse küsides nüüd, et siis kummad on hullemas seisus, kas Tallinna teed või sinu hambad saate algul? Et spekuleerime natuke, ütleme minu hambad, siis on pärast mida oodata. Aga aitäh, Meelike, ja vaatame uudiseid edasi. Tere tulemast tagasi teisele ekraanile. Olen siin endiselt Meelikese ja tema eksabikaasa Meelisega. Ja meil on siin aeg möödunud väga tegusalt. Vaatasime uudiseid ja korraks veel uudistest rääkides. Uudised algasid hullude päevade uudisega. Kuidas teie suhtute hulludesse päevadesse ja igasugustesse rallidesse, mis poodides tehakse? Negatiivselt. Ei saa. Vastus on konkreetne, ei. Minu poolt ka konkreetne ei huvita. Aga sealt saab ju odavat kaupa ja spetsiaalselt. Aga milleks mulle seda vaja on? Meil on nii palju asju, eks ole, et asjades ei peitu tegelikult see õnn elus. Ja mida vähem asju, seda tegelikult kergem on. Ja mul ei ole vaja, et mul oleks kodu, ma ei tea, üle puhjatud mingite odavate asjadega. Ma ei osta ühtegi asja kunagi sellepärast, et ta odav on. Ma ei ole lihtsalt selline inimene, nii et minu poolt konkreetne ei. Aga olete külastanud neid? Kusjuures ei ole, ütlen ausalt. Mulle ei meeldi väga rahvarohked kohad ja mitte sellepärast, et mu välimus oli selline, nagu ta oli, vaid mulle lihtsalt ei meeldi olla õlg-õla kõrval, kellega järjekordades seista, et see on selline, see teema ei ole minu jaoks. Aga ometi inimesed on hullumas ja mis kõige imelikum on tegelikult see, et isegi keskpäeval, kui on tööaeg, on poed rahvast täis. Ju neil on siis võimalik see ja edu neile mõtlen ainult terasest närve soovin. Mõttetuid asju ei ole koju tõesti vaja, aga minul on käes üks raamat, mis on kõike muud kui mõttetu ja ma tahaksin teile seda raamatut natukene näidata, et raamatu nimi siis Grill ja barbecue, toit elaval tulel. Ma siin natuke seda sirvisin ja ma pean tunnistama, et mul juba suu jookseb vett. Siin on väga-väga ahvatlevad, tooksime mõned näited. Mesised, seakaela karbonaadi lõigud, õunaikkori marinaadis, vaadake. Ja juba isu tuleb. Seakaela karbonaat, tumeda õlle, mee ja musta ploomi kastmega. Täidetud barbecue part. Ja lisaks retseptidele, ma pean tunnistama, et see on väga põnev raamat. Siin on lisaks retseptile on siin väga täpselt pandud kirja, mitmele kogusest piisab, kui pikk on ettevalmistusaeg, kui pikk on küpsetusaeg, lisaks veel kõrvale veini soovitus. Ma olen väga-väga hämmeldunud, mida suudab Türi pritsimeeste liit. Meelike, mis arvad, oled ka kokana ise töötanud? Ma siin ikka arvan, ma tean, et need mehed on Grilliliidu auliikmed, nii et igati väärt raamat on see, soovitan kõigile. Et need mehed on profid ja need soovitused kuluvad alati ära, eriti kui nüüd varsti grilli hooaeg algamas on, siis ma arvan küll, et tasub proovida. Eesti Grilliliidu auliikmete poolt välja antud raamat siis Grill ja barbecue toit elaval tulel on täna
auhinnaks meie aktiivsele vaatajale. Kallid teise ekraani vaatajad, ma luban teile, et see on väga-väga kasulik raamat ja kindlasti absoluutselt väärt küsimusi. Saatke meile stuudio@teineekraan.ee Meelikesele küsimusi, lugusid ja helistage meile Skype'iga, kui on julgeid ja küsige Meelikese käest otse. Ja Teine ekraan on Skype'i kontakt ja väärt raamat ootab teid. Kõige parima aktiivse osaleja ehk lemmikküsimuse valib siis välja Meelike. Ja ma loeksin teile ette tegelikult paar asja, mida küsiksin ka teie arvamust, mis te arvate. Türi pritsumehed soovitavad. Ära grilli kunagi üksinda, sest grillimine on seltskondlik tegevus. Ära grilli, kui sul on paha tuju. Nii ei saa ka toit maitsev. Ära grilli, kui sul on kiire. Ja ära karda ilma, sest tublit grillmeistrit ilm ei sega. On õiget soovita. Kõik on õiget soovitud. Kõik on õige, jah. Talvel võid ka grillida, kui on hea seltskond. Mis grill maitseb talvel eriti hästi, olete proovinud? No, ikka legendaarne sealiha. Legendaarne sealiha. Šašlik. Me vaatasime uudistest tegelikult otse toidu teemaga, see nüüd ei ole seotud, aga samas väga aktuaalne probleem, et uudiste esimeses osas oli jutt kooli bussitamisest, mis siis Ameerikas jälle ette tuli. Teises osas Tallinna laste turvakeskuse probleem, et miski mäss ja üles tõus, et kas asjad käest ära ei hakka minema selles noorte valdkonnas? Olete kogenud, näinud, kuidas Tartus olukord? Mina ütleks selle peale, et see on tüüpiline tähelepanu puudus. Nii nende teismeliste seal turvakodulaste puhul ilmselt ja samamoodi see, kes seal selle koolibussitamise, ta lihtsalt tahtis tähelepanu saada, eks ole. Võib-olla oli alla surutud, mis iganes, et kui inimesel on aastaid. Ja, selline mõte peas olnud, et siis on ju, et teda ei ole hinnatud, teda ei ole tähele pandud ja siis ta teeb midagi nii ekstreemset, et teda lõpuks märgataks, eks ole. Olen kuulnud, et mõndades koolides noored õpetajad tahavad õpetajatöölt lahkuda, nad on värskelt tulnud ülikooli pingist, tegelikult ju täiesti noored kaasaegsed teavad selge pea kõik, aga nad ei suuda lihtsalt õpilastega hakkama saada ja midagi nagu väga teha ka ei tohi. Just, tänapäeval on see väga raske selles mõttes, et juba teismelised siin, nagu mul poeg käib 4. klassis ja ausalt öeldes väga raske on juba hakkama saada selliste varateismelistega, et nii et respekt nendele õpetajatele, kes suudavad seda teha. Vaatame nüüd edasi TV3 7 uudiseid ja oleme peatselt tagasi, kui on järgmine reklaamipaus. Jääge teie ka meiega. Tere kõigile, kes te olete endiselt meiega teisel ekraanil www.teineekraan.ee. Minuga koos Meelike ja Meelis, endiselt siis tänase imelise muutumise staar. Kuidas Meelik oli ennast vaadata nüüd kõrvalt alustuseks võib-olla? Väga äge. Mis siin ikka? Ma ise kusjuures ei mäleta, see on ikka nii peaaegu 7 kuud on ja see teekond nagu kestnud, et praegu sinna tagasi nagu vaadata oli väga huvitav, et milline ma olin siis. Inimene unustab hästi kiiresti tegelikult. Kõikidele teise ekraani jälgijatele ja meie vestluse kuulajatele siis ka seda, et Meelike kannab meil praegu maski ja kannab meil mütsi, ehk et just sellepärast, et ootuspõnevus oleks veelgi suurem, aga lubame, et saate lõpus kindlasti Meelike ka ennast näitab ja Meelikese naeratus, see on väärt tervet saadet, ootamist. Meelike, et selline küsimus, et kui sa said nüüd osalejaks, mis rõõmustas sind kõige rohkem või kuidas sa seda uudist jagasid, vastu võtsid? Keeruline küsimus. Kus ma seda ikka jagasin? Perele ütlesin, et nemad ju teadsid seda, said ka teada koos minuga ja siis mul jäi üle ainult oodata, mis minuga ette võetakse. Et ma, ei oskagi öelda. Tegelikult oli see äge kogemus. Meelis, kuidas teie uudisest kuulsite ja kuidas sa sellesse suhtusite? Mina sain sellest hoopis hiljem teada, siis kui ta mingi aeg siia Tallinnasse juba tuli ilukliinikusse, et
jah, päris alguses ma teadsin küll, et ta kandideerib mingisse saatesse, aga ma isegi teadnud, mis saatesse. Mis saadet kahtlustasite siis, kui te minna ei kahtlustanud midagi. Maalaine otsib meest äkki. Tookord oli, et oli vaja Piritale tulla ja siis ma kuidagi sõitsime kahe autoga siia, et ta siia ära parkida ja siis ma läksin ise minema. Aga ma ei teadnud, mis saade see on ja ega mulle ei öeldud. Ega meil nagu väga ei olnudki kombeks rääkida siis ausalt öeldes, eks ole? Vara veel. Jah, vara veel, ega see siin ikka kilkad. Aga kui otsusest ikkagi lõpuks teada said, et kuidas toetasid Meelikest, pooldasid? Ei, loomulikult. No väga hea, et saab omale hambad suhu ja ma ise tahaks ka mõningat. Ma tulen ka järgmine kord saatesse. Kandideerida järgmisesse saatesse. Mul auk ees ei ole, aga taga on. Innang või niinimetatud saate alguses olev kirjeldus on nagu päris karm, et üksik, töötu, hambutu. Ja. Et kuidas olukord üldse nii kaugele läks? Mida sa nüüd tahad nagu täpsemalt teada, miks ma üksik olin või miks ma töötu olin või miks ma hambutu? No millest see kõik algas? No eks need hambad on mul väga pikka aastaid. See probleem, et... Aga see probleem ka kuskilt maalt ju algab, et... Jaa, päris noorelt, juba 19-aastased hakkasid minu hambad lagunema, et mul on see psoriaas, mis tekitab kõiki nüüd luude õrenemist ja selliseid asju, et jah. Aga kas see hammaste lagunemine, kas algusest peale nagu ta kuidagi oli eriti kiire lagunemine? Jah, kusjuures küll, jah. Ikka ma olen ravinud ja kõike teinud, aga lihtsalt mingil momendil muutus hambaravi nii kulukaks. See on selge, ta on kulukas tänapäeval, eks ole. Ja siis ma loobusin lihtsalt. Oli siin päris töötuid aegu mulle ja. Aga ma saan aru, et hambad lagunesid siis kiiremini, kui sa neid lappida jõudsid. No selge see. Eks see teatud hirm ka, ma ütlen ausalt, see hambaarsti hirm, see ei ole mitte ainult minul, eks see on paljudel inimestel, et lükatakse kogu aeg viimases hädas minnakse ju sinna, eks ole. Hambaarsti hirm oli suurem. Jaa, kui hambavalu iseenesest, et jah. Nüüd ma muidugi soovitan kõigile, pigem minna sinna hambaarstile. Ma mõtlen just seda, et kõik need äraütlemised töökohtadel kõigest. No jah, seda ei olnud kuigi palju tegelikult, nüüd üle ka forsseeri, eks ole, et oli küll jah, tõesti oli neid momente, kus mul ära öeldi, aga et jah, sellega tuleb leppida. Ega siis, jah. Nägime siin saate alguses, kui kõik see saade algas ja et seda sellist naeratust, kus käsi läks ette ja pilk läks alla. Selline asi on mul tegelikult siiamaani, ega see ei ole nii lihtne kaduma. Ja. Et seda ägedam on siis, kui ma siis pead tõstan ja naeratan, eks ole. Ütlevad, sinu juures on midagi muutunud, aga mis see on? Kui pikk praktika siis sellisel naeratamisel oli? Et... No ma arvan ikka 12-13 aastat kindlasti kohe. Ja. See on ikka pikk aeg, kui inimesele nagu jäävad niisugused asjad sisse. Nagu. Rääkides rahvarohketest kohtadest, ma mõtlesin, et oli seal öeldud, et sa pelgasid rahvarohkeid kohti. Siiamaani pelgan. Aga lihtsalt lisaks ka, ma mõtlen välimuse poolest, et kas nüüd on satud sinna tihedamini, julgemini? Kindlasti. Ma ei tea, ma pole veel katsetanud, talv oli, ma pole kuskil väga käinud, aga sellel kevadel uue hooga kõik need grilliliidud ja ütleme, hakkavad need kontserdid igal pool ja kindlasti ma arvan, et ma külastan tihedamalt kui varem neid kohti. Kui saate esimene osa tegelikult keskendub rohkem nagu sellele, et milline olukord, esimene kolmandik siis, et milline olukord oli ennem, kuidas... siis natukene siiski põgusalt me nägime ka juba, mis sinuga tehti. Ja tunneks nüüd huvi siis selle vastu, et see hambaarsti tool, kuhu sa siis lõpuks jõudsid, millised olid hirmud hambaarsti eel ja kuidas sa nendega võitlesid? Neid hirme ei olnudki, ma võin sulle öelda, et see Tartu hambaarst, see minu lembik, et
et ikka väga hea arst selles mõttes, et ta seletas ilusasti ära, kuidas kõik asjad käivad ja et ma ei kartnud. Ma tahtsin ju lõppude lõpuks saada neid hambaid, eks ole. Nad vist alguses tõmbasid seal veel vähemaks. Tõmbasid, jah. Et sammaste rivi oli seal selline nagu oli polnud. Täpselt. Päris äge oli, jah. Aga kui palju sulle alguses öeldi tegelikult, et mida hakatakse tegema ja mida täpselt informeeritus? Kui ma päris alguses käisin seal selle sama arsti juures, siis oli tema üks lootusetu optimist, ma võin öelda, tema ütles, et oi, et siit saab päris ilusad hambadele, et siin on veel võimalik päästa midagi. Ja siis minul endal oli selline suhtumine, et ei ole võimalik. et kas tõesti, et see, aga et oli võimalik kusjuures. Et jah, ja kui mõnedki optimistid on. Olid sa ise optimistlik? Ma ei oska öelda. Ma mõtlesin, et ma vaatan, mis tuleb või mis saab, eks ole. Sest ega ma ei osanud nagu eriti midagi oodatagi. Või selles mõttes, et mina ju ei otsustanud selles mõttes, et millises järjekorras neid asju tehakse ja midagi. Aga ma võin öelda, et pärast ma olin väga rahul. Lisaks hambaravile nägime ka tegelikult näo korrigeerimist, nägime süste, need süstid tundusid juba läbi ekraani hirmus valusad. Kuidas tegelikult oli? Vaate teada. Tegelikult ei olnud, need on pigem sääsaamustused, et öeldakse, et ilu nimel võib kõike teha, et kui nad oleks ikka väga valusad olnud, ma vist ei oleks väga nõus olnud. No kui sa juba seal pikali oled ja juba tõelad käsist ja jalust ja ei, tegelikult nad ei olnud nii hullud, nagu võib-olla seal välja näeb. Inimesed, kes mõtlevad võib-olla enda mõne näopiirkonna korrigeerimisel, et milline piirkond on kõige valusam, milline kõige kergem taluda? No huulte ümbrus on kindlasti kõige valusam. Ja. Ma ei kujuta neid ettegi, kes neid huulte sisse neid süste teevad, et see on ilmselt päris hull. Aga ülejäänud oli niisugune normaalne, võiks öelda. Ma mõtlen, ei ole vist väga valus need inimesed, kes neid pardihuuli teevad, need hästi suured. Ma ei tahaks selle peale mõelda ka mitte. Te natuke mainisite ka, et ei tea, kas sõltuvust tuleb peale, et alguses tehakse, pärast tuleb vajadus rohkem ja rohkem teha. Ei, ma loodan, et ma ei lähe hulluks. Et õnneks on ju see ka, et rahaliselt on ikkagi ju ka niisugune, see ei ole odav lõbu. Nii et kui inimene ikka otsustab neid süste tegema hakata, siis ta ikkagi enne väga mõtleb, eks ole, kas seda sulle on vaja ja mis iganes, et kui ma oleks miljonär, siis ma võib-olla satuks sõltuvusse, aga hetkel. Aga vaatame siis saadet edasi ja ennem kui saade hakkab, loen ka ette toredat saateelamust sulle Meelike, tervitused Tartust, muutuja Janne. Saatis sulle kirja ja kallid teise ekraani vaatajad, jätkame siis TV3 lainel ja vaatame Meelikese imelist muutumist. Reklaamipausel oleme jälle tagasi. Tere taas teiselt ekraanilt. Meil oli siin väga põnev saate kolmandik ja vaatasime siis imelise muutumise karme katsumusi. Kui karmiks hindad kogu seda 6 kuust perioodi? Ausalt öeldes praegu tagantjärgi telekas vaadata, see oli nii õudne. Aga tegelikult selle asja sees olles ei olnudki see nii jube. Kogu selle pika perioodi jooksul, nagu välja tuli, oli ka mingisuguseid tagasilööke. Et millised need olid ja kuidas nendest jagu said? No põhitagasilöök oligi see, et haige olid, eks ole, see on selge, et kui seal on põletikud ja talvel oli üldse väga raske ju hoiduda sellest, et sa nüüd mingit viirust või asja ei saa ja minu organism on suhteliselt nõrk, see on selline kehvakene ja haige hästi tihti, siis jah, paraku juhtus küll niimoodi, et ma olin tõsiselt haige vahepeal. See pidurdas ikka oma 3 nädala võrra kogu seda protseduuri või protsessi. Nagu ma aru sain, siis haiguse ajal ei käinud sa seal proteesiproovides? Jaa, sellepärast, et mul oli ikka kurkaani tõsiselt haige ja kõrge palavik. No me ei lähe ju teisi inimesi ka ju siis nakatama, eks ole. Siis nii hull ma ei ole. Siit saatest tuli välja, et tagasilöök oli siin järjest, tuli neid üks hoop, teine hoop. Jah, see,
mis nagu oli tõesti minu teine suur unistus, eks ole, see, et omale silmad korda saada. Et noh, see siiamaani veel on jube kurb ja nukker. Aga midagi pole teha, tuleb leppida selle. Meelis, kuidas oli neid Meelikese kannatusi siis kõrvalt praegu vaadata? No, see jube. Jube? No, parem õudukas kui päris õudukad, on ju? No, jah. Ma ei oska öelda selles suhtes, et mina kardan ka hambaarsti, sellepärast ju mina ka hambaarsti juures käin. Miks kardab üks tõsine Eesti mees hambaarsti? Mis hambaarst nii hull on? Ma ei tea, kunagi noorena tehti päris tugevalt haiget ja peale seda. Tänapäeval tehakse kõik tuimestusega. Tahtsin just öelda, et tänapäeval küll, jah, aga... Meelike, sul on tugev kodutöö teha, et tuleb Meelise ümber veenda, et vaatad Meelikese naeratust, siis kõik laheneb. Aga rääkides Meelikese naeratusest, me tahaks nüüd Meelikese naeratust näha. Ma arvan, et õige hetk. Võib, jah. Nüüd on see hetk. Aga ma ei oska käsu peale naeratada ikka siiamaani. Siis kui mulle nagu enne öeldi, et naerata, siis kui mul hambad ei olnud, siis ma kindlalt kohe ei naeratanud, eks ole. Ja nüüd siis ka. Aga ma arvan, et siin ei olegi vaja käsu peale naeratada, lihtsalt see hea hetk, see mõnus, ilus. Mütsi võid ka tegelikult ära võtta, jah. Loodan, et... Nii, näite siis meile. See ei ole käsk, see on käsk. See on mõnus palve, naerata meile. Ilus. Rääkige midagi naljakat, siis ma kindlasti naeratan. See on jah, selline asi, mis on siiamaani veel natukene mulle raske, et käsu peale ei oska midagi teha. Sa ütlesid väga laheda lause seal saates, et kui ma sealt arsti juurest läksin, siis ma ainult naeratasin, et inimesed mõtlesid vist, mis mul viga on. Just nimelt. Äkki räägid natukene sellest alguse emotsioon? No, aga võib-olla olete tähelepanelik, kui sa tänaval kõnnid, ega inimesed on ju mornid, neil on kiire, nad ei naerata tegelikult, eks ole. Ja isegi need, kellel on, mida näidata. Et sellepärast, ma tõesti mõtlesin, et ma tundun imelikuna, kui ma lähen tänavale ja ainult naeratan, eks ole. Ja, sest ega nemad ei tea, kui palju see minu elus tähendas, kui palju see minu elus muutis, eks ole. Aga käisid sa siis ka ringi, nagu öeldakse? Suures ja nüüd ma ikka tõesti, kui ma naeratan, siis ma ikka naeratan niimoodi, et igemed paistavad. Ulõb ka kõrvuni, nagu öeldakse. Jah. Et nii mõnigi, kes mind veel enne ei teadnud, võib öelda, et ullikene, et mis sa naerad. Aga ma arvan, et tänavapildis muudad nii mõnegi inimese päeva lõpusamaks. No jah, ma loodan. Jah, mõni ei tunne äragi. Ja kindlasti ei tunne, jah. Millal sina Meelikese naeratust nägid esimest korda? Ma oskagi praegust 2 ja 2 kokku panna, ma tõesti ei mäleta. Ma siin olen teda ikka näinud, kui ta siin käis operatsioonil ja aga ma tõesti ei mäleta. Ma olen vist 2 kuud on selline. Ilus. Kui palju Meelike nüüd naeratab? No, seda ma ei oska öelda. Ma näen seda ainult siis, kui ma Tartus käin. Öösel ma magan, siis ma ei naerata, kui päeval ma naeratan küll kogu aeg. Öösel ma ei tea ka, kelle see naeratab. Ma just tahtsin küsida neid naeratus. Aga saatest tuli väga hästi välja see, et teie suhted on paremaks muutunud, olete hakanud paremini läbi saama teie Meelis tütardega paremini. Et kuidas on mõjunud kogu see saade teile? Noh, eks see tõi lähemale, sest ma mingi aeg olin küllalt kaua eemal, et nüüd oli vajadus ja kuna ma tõesti olin siin nagu koha peal, et ma sain mingil määral aidata ja kuna temaga kaasa tulid, siis ma pidin nende meelt lahutama siin Tallinnas, kui talle haiget tehti või ilu tehti või mida iganes. Kui palju siis Meelike teie õla peal nuttis või kurtis või kui palju sa toeks olid? Ei, minu õla peal ta küll ei nutnud. Ei nutnud kellegi õla peal, aga see moment küll, kui neid laugusid lõigati, siis ega ma olin nii läbi, et ma istusin autosse, magasin kuni Tartuni, ma võin öelda. Aga see pididki lamama. No seda küll, aga ma magasin terve järgmise päeva veel, et see oli selline eriliselt, jah.
ma vaatasin, et operatsioonide ajal, et teil olid mõlemad niimoodi pilgud olid, et kuidas on oma operatsiooni kõrvalt vaadata? Ma räägin, see oli ju hullem kui päriselt, kui läbi elada, see ei olnud midagi, sa tundsid küll, et lõigati, aga see ei olnud valus, tuimestus oli, aga siit kõrvalt vaadates, et kuidas nagu, see oli päris jube, võin öelda. Peale silmaoperatsiooni, kui palju valutas ja kui halb enesetunne oli? Ikka pikalt oli, ta oli ikka läks lillaks mul kusjuures ja niisugune, aga muidugi mu lapselaps ütles küll, et nii nunnu selle peale. Kui me jõudsime palamusele. Koju läksime, näitasin, mis vanemaga tehti, siis ta ütles nii nunnu, et see oli nii armas. Kas praeguseks, kuidas olukord on silmadega? Normaalne. No, kõik on nii, nagu ta on minu meelest. On mingi takistusi ka, et värvida võib, kõike teha võib? Kõike võib, jah. Et no, jälle on jah selline asi, et on moment on nagu niisugune raske, aga see läheb mööda ja siis nagu ei mäletagi, siis teinekord märkad, et see ka tehti või et sa harjud sellega ja selle enda uue minaga ja pärast ei oskagi, tegelikult mina vaatan küll peeglisse ja ma leian, et mul on hoopis teistsugune. Saatest jooksis läbi üks väga oluline elumuutus. Te kolisite Tartusse. Jah. Millal selline mõte tuli ja kuidas olete uue eluga kohanenud? Tegelikult ma ju kogu aeg pendeldasin nagu nii Tartu vahet, et ega seal Jõgevamaal nii väga tööd pakkuda ei ole, tasuvat tööd ja ma olen ju sündinud, kasvanud Tartus ja elanud ka seal ju 3/4 elu, nii et Tartu on nagu nii meie kodulinn. See oli meie pere ühine otsus, et lapsed tahtsid seal elada ja ma leian, et meil on seal paremad võimalused. Tallinnasse ei tule. See ei ole nagu, et Tartu on täpselt paras linn meie jaoks. Ja nüüd olete natuke aega Tartus olnud, et kõigega rahul ja elu muutus õigustas ennast? Jah, päris kindlasti. Soovitan teistelegi. Tartusse kolida või midagi? Ei, muuta oma elu, et mina ütleks nii, et ärge virisege, et midagi ei toimu ja midagi ei ole ja et meil on raha vähe ja mida iganes, et hakake elama, ütleme selle peale, et tehke ise ka midagi selle jaoks, eks ole. Kui tihti teie omavahel näete, Meelike ja Meelis? Harva, kuskil, jah. No. Ikka nädalavahetustel, sa ju käid Tartus. Ma ikka käin vahest, jah. No nii, aga vaatame siis viimase kolmandiku, vaatame selle muutumise nüüd täiesti võiduka lõpuni ja siis räägime peale seda natuke veel ja vaatame, kas ka mõni küsimus meile on tulnud. Ja jääge teiegi meiega ja TV3-ga otse loomulikult. Tere, kallid vaatajad, kes te olete meiega endiselt teisel ekraanil. Meie just lõpetasime siin ühe imelise muutumise, kuid jätkame veel vestlemist meie saatekülalistega, kelleks on siis Meelike, imeline muutuja ja tema eksabikaasa Meelis. Ja meil on täna välja loosida selline kaunis ja väga kasulik ja väga väärt raamat Grill ja barbecue ja selle siis anname ära meie ühele aktiivsele osalejale ja kirjasaatjale ja natuke aja pärast hakkame ka kirjakasti piiluma, siis saame vaadata, mis küsimusi meie jälgijad on saatnud. Aga enne veel, nüüd see saade siis sai vaadatud, et kuidas saade tundus, kuidas meeldis? Mulle meeldis. Mis siin ikka? Tuli saatest välja see, mida sa eeldasid ja tahtsid, et tuleks? Ei, mulle väga meeldis, mis siin ikka kommenteerinud, teised peavad seda kommenteerima. Mina ju tegin selle ära, mida ma tahtsin, muutusin, eks ole. Aga kas sinu lugu, iga saade on ühe inimese lugu, sinu muutumise lugu, kas see on see, millisena sa seda ette kujutasid, ette nägid? Paremgi veel, võib öelda. Meelis? Super, ma ei oska midagi öelda muud. Natuke selgusetuks jäi minu jaoks see, et kuidas siis lõpptulemus jäi selle trenniga. Seal oli selline oli reklaam, aga seal oli reklaam, et sa hakkad trenni tegema, siis järgmisena ma nägin, et sa mugisid pitsat. Jaa, ei, see oli enne. Pitsat ma mugisin enne trenni, nii. Aga kuidas see asi siis lõppes selle trenniga? Lõppeski.
nii et ma käisin mingi aeg, aga praegu ma ei käi, aga pärast kavatsen edasi minna veel kevadel hakata. Üldiselt ma tahan sinna mai jooksule kõndima minna, see tähendab ka seda, et ma pean ikkagi trenni tegema hakkama uuesti. Ma olen üldiselt väga laisk inimene, võin öelda. Aga kaotasid sa saates ka kaalu ja kui palju? Päris aus olla vähem, kui oli ette nähtud, ainult 3 kilo. Aga see ei olnud ka peamine probleem? See ei olnud jah, tegelikult ma ise leidnudki, et ma nii väga ülekaaluline olen. Et see selleks, jah. See pidanuks võib-olla lihtsalt kaasas käima kogu selle täiskomplektiga. Võib-olla, jah. Aga ma olen ka niimoodi endaga väga rahul, võin öelda. Rääkides täiskomplektist ja sa vaatasid siin peeglisse, siis mul on ikka tõeline püss. Jah, aga miks mitte? Aga siin on koht küsida Meeliselt. Kas Meelike on püss? Näeb ta välja nagu tõeline püss? Ta ütles mulle täna, et ei tundnud mind ära. Me olime 17 aastat abielus. No ta tuli bussijaama uksest välja, ma kaugel, parklas autos ootasin, siis ma vaatasin, ei, et see ei ole Meelik, et see on mingi muu peib. Ühesõnaga, täitsa püsspeib. Täitsa püsspeib, jah, selles suhtes. Ma ei olnud seda õpet ka varem näinud muidugi, mis ta seljas oli. Kuigi mu silmanägemine on kaugele päris hea, aga ma ei tundnud ära, jah. No see on juba hea märk tegelikult. Millestki, jah. No nii, ja huvitaks siis see lõpp. Väga hakkasin ise mõtlema tegelikult just selle peale, et see kolmik, üksik, töötu, hambutu. Nüüd, see oli enne, üksik, töötu, hambutu. Nüüd hambad on, nagu ma aru sain, töö on, oled sa veel üksik? Jaa. Ja kavatsengi jääda. Tähendab, see ei olnud ju mina tulin siia saatesse muutuma, aga mitte meest otsima. Selle jaoks on teine saade, võib-olla ma kandideerin sinna. Aga jah, et praegu need asjad, mis nagu mina soovisin enda juures muuta, need on täidetud minu jaoks. Sa ei saa saatesse minna, et naine otsib meest. Sa enam maal ei ela. Aga iga asi omal ajal ütleme selle peale, et nii et 3-st 2/3 on juba korras. No nii, võtaks ühe küsimuse, mis meile on tulnud ja Tarmo küsib, kas nüüd edaspidi kavatsed hambad korras hoida? Loomulikult. Aga hea, mul on need hambad, mis ära käivad ju. Saab postiga hambaarstile saata, ei pea ise külastama. Ei, no selge see, et kui sa oled ikka juba selle tee läbi teinud, eks ole, siis ma kujutan ette, et iga pisi asi ajab mind hambaarstile nüüdseks, eks ole. Aga hambaarsti hirm, kas sa sellest oled üle saanud? Jaa, kindlasti. Olgu, siis võtaksin ühe küsimuse veel ja Triin Mänd küsib, kas uue välimuse tõttu on teid hakatud rohkem linna peal vaatama ka ja äkki mõni uus silmarõngi tekkinud? Ma ei pane tähele selliseid asju. Ma kõõnin kogu aeg ise väikses eufoorias peale laiali otsas ausalt öeldes, et kus mina tean, inimesed ikka vaatavad, eriti selliseid inimesi, kes naeratavad, nagu mina aeg-ajalt nüüd kõnnin, eks ole. Ja ma ei tea. Aga uskumatu kuulata, ütlesid praegult, et sellised inimesed nagu mina, kes käivad ringi ja naeratavad. Jaa. Just nimelt, aga neid ei ole kuigi palju ju. Aga vaata, kus suhtumine on muutunud võrreldes sellega, et enne me ei naeratanud. Jaa, seda küll. Meelike väga hea on vaadata naeratavat sind ja ma ütlen, see naeratus on imekaunis nagu Mona Lisa naeratus. Et kui palju oled sa saanud nüüd tuttavatelt tagasisidet, kes on sind juba näinud pärast saadet? Mida nad arvavad? Mis nad ikka arvavad? Vau-efekt tekib ju kohe, see on ju selge. No, ma ise ei ole ennast niimoodi kõrvalt näinud enne. Ma vaatasin nüüd seda saadet, päris kole oli ikka. Ausõna. Ja nüüd, kui ma peeglisse vaatan, siis on tõesti juba ise endal kogu aeg see vau-efekt, et mis mõttes nagu, ja kusjuures see peakski olema nii, igal teisel inimesel ongi kena naeratus, eks ole. Kui tihti sa peegli ees käisid naeratamas pärast seda, kui hambad olid? No ma ikka kasutan neid juhust igal pool ennast peegeldada. See on niisugune, jah. Võtan ühe küsimuse veel ja nüüd on küsimus 2. Veiko Ots küsib, Meelike,
kas te nüüd panete Meelisega leivad tagasi ühte kappi? Me oleme lihtsalt head sõbrad. Ja. See rong on läinud. Ja. Ei, no see on jah, selline naljakas küsimus. Nii. Ja tahtsin küsida veel selle show kohta, et operatsioonid oli üks asi, aga see stilistika, kuidas jäid rahule riiete valikuga selle päevaga, mis sul olid, et tundus imeline? Loomulikult, minu meelest väga vahva. Steffi ta on noor, aga ta on väga-väga asjalik ja sellised, jah, ma muidu ka armastasin värve, aga ma võin öelda, et nüüd ma julgen veel rohkem või paremini veel nagu neid värve kasutada ja et must ja valge ei ole ainult minu värvid, et see on selge, et kõik võiksid rohkem värve kasutada. Ja küsib Mari-Liis. Tere, kas tundsid vahepeal tupikut, kui haigused siin unistustele kiilu vahele lõid? Ja, tegelikult oli küll, oli ju isegi juttu saatest välja langemisest tänu sellele, et aeg oli nagu, aega oli vähe jäänud, võib öelda. Aga jah, ja oli isegi üks nädal oli selline täitsa kriis meil, et ma isegi teadnud, mis edasi saab. Et see ei olnud jah kerge meie jaoks. Vahepeale ka üks kommentaar. Mari-Lii on kirjutanud väga kena uus naeratus. Et neeni jõuavad siis nii kommentaarid, mis on teise ekraani leheküljel, kui ka kirjad, mis meile on saadetud. Ja aitäh kõikidele, kes on osa võtnud ja meile siia rohkelt küsimusi saatnud. Ja üks küsimus. Oli meil siin see juttu, et 12 tütar korra mainis seal saates ka, et 12 aastat ta ei mäleta teie ilusat naeratust. Ja on küsimus, kas teie lapsed on piinlikkust ema pärast tundnud? Võt ei oska öelda. Kui on, siis nad ei ole sellest rääkinud. Ja. Aga igal juhul nad olid kohe algusest peale minule toeks selles mõttes, et nad olid kohe selle poolt, kui ma ütlesin. Muidugi enne ei rääkinud, kellele ma kandideerisin ära sinna saatesse ja siis hiljem ütlesin, et ma sain, et sain sinna edasi järgmisesse vooru ja siis olid lapsed küll olid täiesti selle poolt. Siin oligi tegelikult ka teine küsimus, selles samas meilis oli nagu juures, et kas te lapsi on ka kunagi noritud selle pärast, et kusjuures me ei usu tegelikult. Siis oleks nagu, me nagu räägime hästi palju lastega oma vahel sellest, et jah. Ja laste juurde tulles, teie tütarde emotsioonid olid ülevoolavad, et uskumatu, kui rõõmsad olid tütred, siis ka tagantjärgi rääkides, et tundub, et nemad rõõmustasid selle üle mitte vähem kui teie ise. Ma arvan küll, jah. Poja samamoodi tegelikult, et jah. Ma arvan, mu ema on ka rahul ja mu õde ja kõik, kes mul lähedased on. Et ma ise pean nagu harjuma nüüd võib-olla enda selle muutusega. Olete nüüd Tartus ja uus töö. Räägi natukene oma tööst. Mida sa teed ja kus sa oma naeratust siis kõige rohkem praktiseerid peale poodides peegeldamise? Poodides ma käin vajadusel ainult ja suht harva, aga midagi tööd teen, aitan nädalisi, kellel midagi valutab, masseerin neid ja suhtlen selleks, et tööd leida, selleks, et tööd teha, peab suhtlema ja sellepärast ongi minu uus välimus ju hea, eks ole. Ikkagi see on usaldatavam kui võib-olla see minu vana välimus. Aga massööri elukutse, kui kaua teil see on? See alles ma õppisin, käisin novembris, lõpetasin kursused. Ja ma tegin selles mõttes ka totaalse muutumise, et kui ma enne töötasin kokana ja ma olin hästi haige, mu liigesed olid haiged. See ongi naljakas, et ma nüüd massöörina saan teha tööd, mis on samamoodi füüsiline töö, eks ole, aga minu tervis on tunduvalt parem. Peatusime enne korra sellel tööteemal ja kokateemal ka, aga kas tõesti on siis nii, et välimuse järgi võetakse inimesi tööle? Jaa, mul Tartus ühes kohas näiteks käisin töövestlusel, siis kohe juhataja ütles, et noortepesijaks võite homme tulla. Ütleski kohe mulle niimoodi, et isegi ei pakkunud proovipäeva võimalust. Ja siis ütles ka, et kuidas see nüüd, ma ei mäleta selline aastaid tagasi, aga ühesõnaga kumas läbi, et kokade 2 kutsehaigust pidi radikuliit ja alkoholism olema, et kumba mina põen, küsiti minu käest, kuna mu hambad sellised olid, et
et see ei olnud minu kaotus, see oli tööandja kaotus, ma võin öelda. Ja, tegelikult kokk ei ole ka ju kliendid, no selles suhtes ta ei ole ju inimeste ees. Just nimelt ja et isegi minu oskusi nagu proovipäevane nagu proovimata inimene lahterdas ma kohe ära, et samas on see nagu uskumatu, et inimesed niimoodi teevad. Ja. Meelis, mis te arvate, kuidas Meelikese elu on praegu paika loksunud ja kuidas ta hakkama saab? Mulle tundub, et hästi. Nii tagasihoidlik pärast kõike seda, pärast sellist muutumist. Aga see on väga hea ju. Ega see areng peabki olema ju samm-sammu. Ega ta ei saa nüüd nii järsku tõusta kohe, aga tal on nüüd Ma ei räägi isegi järsust tõusmist, ma räägin teie reaktsioonist. Tagasihoidlik Eesti mees. Mina olengi tagasihoidlik. Mulle tundub, et tal läheb hästi ja ta on leidnud nüüd omale uue töö ja ilmselt õpib ta seal ka jälle juurde ja mida veel tahta? Super, seda tahta. Meile kirjutas veel Tarmo, kes tahab massaaži ja küsis, kus saab massaaži? Tartus. Kus kohas? Räägime siis natuke täpsemalt. Sellest me vast päris ei hakka siin ekraanis rääkima, eks ole, see on reklaam. Aga Tartu on suur. Facebook on olemas, palun väga, kirjutage, küsige. Meelikese massaaži saab Tartus. Aga oled internetis leitav ilusti? Olen. Tarmo, Meelike jääb natuke kidakeelseks hetkel, ennast väga reklaamida ei taha, küll aga Meelike lehepuu ja internetis siis kindlasti leiab Meelikese võimalused ülesse. Nõnda, aga rääkides veel korraks võrdlusest, et te olete professionaalne kokk, nüüd teete te massaaži, et sellise naeratusega raatsite tagasi kööki minna või tulevik on masseerimine? Ei, tulevik on ikka pigem tahaks ikka nagu ülemuseks juba hakata. Pürgin sinnapoole, et ise tööd tegema ei peaks. Tähendab, tööd peame kindlasti veel rohkem tegema, aga natukene laiemalt mõtlema nüüd võiks juba. Ma vaatan, et see saate alguses tõstatatud probleem, et oli vaja enesekindlust. See on vist kuhjaga üle. Jah, mul üks tuttav ütles ka, et ta loodab, et minu iseloomu ära ei muudeta siin saates. Ja ma ise loodan ka muidugi, et ma ülbeks ei lähe. See oli praegu tõsine mure. Väga hea. Töötust koduperenaisest juba ülemuse mõtted. See on väga inspireeriv samas kuulata. Väga tore, ühe küsimuse võtan veel ja Mari küsib, et kuidas inimesed teisse suhtusid? See on natuke tagasi minev siis veel, aga kui te olite selliste nagu tuttavad, kuidas suhtusid? Ma võin öelda, et ka mul on palju sõpru alati olnud. Sõpru tuttavaid ka oma kodukandis, kus ma elasin 12 aastat, et ma ei ole kunagi olnud erak või üksik või selles mõttes, aga ja on ka olnud ausaid sõpru-sõbrannasid, kes ütlevad, et kui sa naeratad, et kui sa midagi ette võtta ei saaks sellega, mis iganes, et ma olin ju teadlik oma välimused kogu aeg või välimusest, aga päris otseselt keegi küll ei ole mul nüüd ütlema tulnud, et milline sa välja näed, eks ole. Ei, ma usun, et ka mina ei lähe ju kunagi kellelegi ütlema, et vaata, milline sa oled. Tee oma hambad korda, siis tule minuga rääkima, see ei ole minu meelest inimlik. Aga suhtumine on ju tajutav, inimene ju tunneb. Suhtumine on tajutav ja minu sõbrad suhtusid minusse hästi. Ja tegelikult ma ei oskagi öelda, need tööintervjuudel veel, eks ole. Et mõni ütles diskreetselt, et me eelistame nooremaid töötajaid näiteks või mida iganes, eks ole. Et aga oma tutvuskonnas ma väga sellist nagu negatiivset suhtumist küll ei tähendanud. Neiu Mari, kes teile saatis need mõlemad küsimused seoses laste norimisega koolis ja piinlikkuse tundmise pärast pluss see viimane inimeste suhtumine sinusse. Lõpetuseks pean veel ütlema, et muutuja on imeilus. On ta siia lõppu samamoodi kirjutanud. Just. Aga nüüd siis võib-olla oleme tänases päevas, et olete nüüd ilus, väga kaunis, kaunim kui ennem võib vist nii öelda, eks ju? Parem kui varem. Parem kui varem, just. Ja nüüd olete ka tervele Eestile näidanud kõike seda. Kuidas nüüd edasi minna, et ka meedia tähelepanuga toime tulla? Kui palju seda on olnud üldse? Ei, õnneks ei ole. Ma loodan, et ei tule ka.
et mul ilmselt ei ole aega väga hakata kuskil esikaanel särama ja ma ei soovigi seda sellist tuntust ja tähelepanu, et kui on vaja midagi asjalikku küsida, palun väga, eks ole, aga mingit niisugust nagu ma ei viitsi järjekordades seista, nii ma ei viitsi ka mingit mullikusi ajada ausalt öeldes, et jah, et mul ei ole vaja sellist tähelepanu, et no tähelepanu te ilmselt saate. Ei, ma lepin sellega, mis nüüd oli seal, eks ole, et see oli minu lugu, minu muutumise lugu. No sellest piisab, ma arvan. Kui me siin oleme vaadanud esimeste muutujate sellist elu, et päris sagedaseks läheb ka otse loomulikult artiklid pluss interneti kommenteerijad, et on plaan ka interneti kommentaare lugeda? Väga ei huvita. Vabandust mu otsekohesust, aga ega väga tõesti ei huvita selles mõttes, et ma tegin seda enda jaoks, oma laste pärast, eks ole, ja ma kavatsen oma eluga edasi minna ükskõik, mis keegi minust arvab või edaspidi nagu kirjutab, eks ole, et igaühel meist on oma elu. Ja mina sain nüüd võimalus oma elu nagu oma elust paremini edasi minna ja ma teen seda. Ja lõpetuseks küsiksin võib-olla sellise küsimuse, et kui, siiski tuli minule praegu veel üks küsimus, enne kui ma oma lõpuküsimus ära, küsimus Marelt. Mul on sama probleem hammastega, aga kardan hirmsasti. Kas teie võtaksite selle uuesti ette nüüd, kui teate, mis see oli? Jaa, kindlasti, sest tänapäeval on juba need arstide, ütleme, kõik see, mis hambaarsti juures toimub, ma võin öelda, seal oli võib-olla kõige valusam ongi see võimestussüst selle kõige juures, eks ole, täiega soovitan. Sest minu hirm oli ka veel selle stagnaaegne hirm, ma võin öelda, kui olid tõesti need puurid sellised, et pisarad voolasid ja kondipuru lendas, aga praegu on ikka sellised vahendid ja arstid on ikka niivõrd professionaalid, vähemalt seal maksillas, eks ole, et iga kell soovitan ja kõigile soovitan kindlasti minna. Ja nüüd siis see minu lõpu küsimus, mis nüüd ennast väga huvitab, et kui rahul oled sa kõigega kogu selle ajaga, vaadates nüüd tagasi ja olles kohal, kus minna edasi? Eks ma muidugi olen rahul, sest et kui ma alustasin see kõik alatusest kandideerimisest kuni siiamaani, kus ma välja olen jõudnud, eks seda aega oli vaja jagada igaste õppimiste ja sõitmiste vahel, eks ole, aga lõpptulemusega ma olen rahul. Ja mis siin ikka? Et teeks teine kord ja kolmas kord ka veel, kui saaks. Mida veel tahaksid teha enda juures? Tegelikult ei tahagi midagi, ma olengi jumala rahul. Ja. Et see ei ole see, et mul on nüüd jube ego tulnud, vaid lihtsalt, et inimene ei ole kunagi tegelikult endaga rahul, eks ole ju. Ükski inimene, ükskõik kui täiuslik ta on ja me ei saa ju, ma ei tea lõpatuseni ennast muuta. Et inimese teeb inimeseks ikkagi see, kes ta nagu iseenesest on, milline on tema iseloom ja kõik see, et see välimus on ju boonus lihtsalt. Aga siiski väga oluline. Väga tähtis, just nimelt. Ja. Seda tõestas ka tegelikult see saade, aga tore näha, et see välimus on andnud selle enesekindluse, mille järele sa saatesse tulid ja väga hea ja veendununa võin ma seda öelda, et see enesekindlus on olemas. Me nägime seda nägid kõik teise ekraani vaatajad ja me täname väga inimesi, kes aktiivselt meie teise ekraani küsimustega saatest osa võtsid ja nüüd on meil üks ülesanne. Meil on vaja leida inimene, kes saab selle fantastilise raamatu Grill ja barbecue. Kas sul on mõni küsimus või kirjutaja, kes sulle nagu kohe hetkel meenub või tuletan sulle meelde? Ei, ma arvan, et mulle meeldis see, kes selle kooli, see laste ja kooli kiusamise ja neid küsimusi küsis. Mari? Jah, et meeldib see. Asjalikud küsimused, et nüüd ma lähen esitan oma lastele, nüüd koju lähen, sest ma ei ole nende käest küsinud. Päriselt. Et ma olen nagu mõelnud või enda peale vähem olen ma mõelnud oma laste peale, kui päris aus olla praegu, et see pani mind mõtlema, mida nemad tegelikult tundsid. Et hämmastavaga, et see pole üldse jutuks tulnudki? Ei, nad ei ole sellest rääkinud, et ma lähen ja küsin nüüd. Super, meil on väga tore, Mari, see raamat on sinu ja tõsiselt Meelike oli selle küsimuse üle õnnelik ja aitab tal ka nüüd natukene siis kõike jätkata uuringuid, et teite veel korra pilk tagasi minevikku. Aga nüüd on aeg ka ühe inimese tee Hispaania reisile natukene lähemale viia ja selleks on vaja sul öelda üks number vahemikus 1 kuni 1190. 698. 698 on see õnnelik inimene,
kes astub sammukese lähemale ja siis kõikidele, kes vajavad meeldetuletust, siis Hispaania reisi loosime välja 19. aprillil ja igast saatest loosime me sinna meie Facebooki lehe laikijate ja jagajate vahel ühe finalisti. Ja täna on selleks, see oli 698. Nii, 698. Täna 698 ja see on Maigrit Teder, palju õnne sulle. Sina oled sammukese lähemal toredale Hispaania reisile Costa del Soli rannikul. Päikeseline reis ja vaata siis meid kindlasti igal päeval, kui me oleme eetris ja samuti 19. Aga tänaseks oleme siis sealmaal, aktiivse vaataja auhind on loositud, jutud on aetud. Mina tänan isiklikult, et te saite aega, leidsite aega tulla teisele ekraanile ja kõige tähtsam saite väljendada oma mõtteid ja saite jagada meie televaatajatega otsest emotsiooni, vahetut emotsiooni saatele kõigele. Et suur tänu. Meelis, aitäh samamoodi tulemast, kommenteerimast, Meelikesele paremaks käeks siin julgustavalt olemast ja loodan siiralt, et olete seda edaspidi, et te toetate teineteist ja Meelike kõike kaunist sulle ja edu. Kena õhtut kõigile. Aga aitäh, kallid teise ekraani vaatajad. Meie poolt on siin tänaseks kõik ja me soovime teile kõigile imelist õhtupoolikut.